Здравствуй! Jah, nii, oota, tee mulle. Здравствуйте! Me teeme täna... Saditas! Me teeme täna meie kodutuurid, näitame, kuidas me elame, mis me sööme, mis me hobideks teeme, kõik on väga lõbus. Tahad ka midagi öelda? Ei. Let's go! Добрый день! Täna me lähme vaatame, mis meil toimub siin üleüldist. Lähme esatoani. Vaatame, meil on siin suht tavatud koridor. Tuba, selline suht lahe, kõik on sinna tore. Oi, liigu, lähme teisel pool. Oota, ära pane tähele, see on kõik korras. Istutab! Доброе утро! Täna me näitame teile oma tuba, see on elamistuba. Astuge läbi koridori. Mugav. Veidi asju on, veidi. Segavad õhul, aga noh, mis seal ikka. Põhimõtteliselt on normaalne selline elamiskeskkond olemas. Üleüldiselt hästi teeme siin natukene setpatööd ja kõik on täitsa tore, aga seal on meil ainult tööd juba. Me oleme meil on selline hobi tõukerattaga sõitame. Me oleme tegelikult professionaalid nagu, aga me ei võta seda liiga tõsiselt. Aga näita mõlemad trikid. No mis sa ütlema? Natuke võid näidata. Näitame trikke Vassiile. See on see kickflip. Täitsa rammus. Dobry wieczór, dobre jutro, dobry dzień. See on Jackass. See on kõige parem, suurem, uuem trikk, mida te näinud olete. Привет! Здравствуй! Nii et pane tähele, me küsime paar küsimust. Mis te teete, et peate sellist luksust üleval? No nagu me ütlesime, professionaalsed tõukeratturid. Ja osaleme võistlustel, õpetame inimesi, anname kursusi. Õppetunnid, nagu ikka. Nii, et kui ta oleks võimalus, mida te muudaksite? Kutsuks rohkem inimesi siia elama, vaata. See elustiil, inimesed ei hinda seda. Inimesed, kapitalism, ei. Aga kommunism, jah, yes, Oola. Kõik on tore, kõik on jaas. Me jagame kõike vara. Sellepärast oleme me kõik sisemiselt rikkad. Kui kapitalismis, kõik on vaesed. Mida te arvate meie juhatajas Leninist? Ta on tõeline inspiratsioon. Tahaks talle taha. Vabandust, ta on... Ma ei... No, sukka... Ta on mul isa eest. Tal on isa eest, ema eest, vanaema eest, vanaisa eest, vana-vanaema eest, vana-vanaisa eest, vana-vana-vanaema eest, vana-vana-vanaisa eest, vana-vana... Ta ükskord vaatas mulle otsa. Et mida te arvate teie naabrist ja reeturist? Te teate küll, kellest ma räägin, kes reetis meie kodumaad, meie hinge.
meie kõik õigusi ei ole üldse austus tema jaoks. Kuidas? Kas te olete jälginud ka, et kui te võtate nime suhu, tuleb miilits ja laseb koha pealt maha? Jah, ta on nagu Goldenort. Miilits! Ta ütles! Võtke ta kinni! Ligu. Быстро, давай, быстро. Быстро. Võin edasi jätkata. Nii. Kuna elu on vahetevahel ikka raske, siis mis on teie põhiasi, mis aitab teil elu nii-öelda täikeks? Eks ikka sõprade seltskond, et kommunismis tänu kommunismile me jagame oma tundeid. Kui me oleme kurvad, me jagame seda kurbust, me oleme kõik kurvad, aga natuke vähem kurvad. Siis me jagame ja see kõik niimoodi lihtsalt lahustab lõpuks ära. Sõprade seltskond aitab meid alati. Et selle asemel äkki sa mõtlesid viin? Ei, no selles mõttes, kui me oleme lubatud sellest rääkida, siis... see on ju põhijook meil. Siis õige tegelikult on üks õhtu, kus me sõpradega natukene tantsime, kuulame hard bassi, joome vodkat ja sööme tšiburekid. Anja. Jaume. I will fuck your mum. I fuck your fucking su vanema pannkoogid on sitad. Mu koer teeb ka paremat kliine. Ma ei saa nüüd. Sa Sa oled üks lits. Võta pitsi viinele. Mida te teie homoseksuaalsusest arvate? Homod. Pede. Da. Homo pededest. Da. Vaata, pedes ma ei kannata. See kõlab pede jutuna, vaid neid pedes ma ei kannata. Miks te nii jahtate? Sellepärast, et me kõik sööme vahepeal kartuliputru viineriga. Sa oled nõus? Jah, see on. Aga mis siis, kui kartuliputru pole ja on ainult viinerid? Kas see on maitsev? Ei ole. Et juudid, mis nendest? Hitleril oli õigus. Oh fuck! See on ainuke põhjus, miks ma pooldan sakslasi. Fuck, türa. Sellepärast, et Hitleril oli õigus juutide kohta. Jah, ja slaavide. Ja neegrid. Miks ta ei taha seda postit? Et siis ma nagu tänan teid oma koju vastuvõtule, oma lahkuse eest. Ja nüüd mõlemad lähete kuulagi. Lähme nüüd. Uks on siin. Siia. Ken just küsis, mis asi on kuulag. Sa teed ajalooeksamit.